Kuni taeva läheb, kas siis Jeesus tunneb ta ära? Ja siis inimesed seisid seal ja midagi eriti ütelda ja siis Jouni ise ütles, et küll ta tunneb, ta on Joonit nii palju pestnud. See on meie lugu, kallid. See on meie lugu. Soomes oli üks äratusjutustaja Vestadias, tema ütles, et me oleme nagu armukutsikad. Me vajame nii väga Jumala armu. Meil ei ole endal millegiga hoovelda, aga tema armuga on küll. Ja õige julge nagu lõuguäär. Kallid, Jumal on teie pool, mitte teie vastu. Ta armastab teid, ta on teile andestanud kõik ja ta kallanud teid üle ja mind kaasa arvatud oma suure armuga. Et oleme julged selles. Me oleme õigeks mõistetud, et Kristuse veri on valatud, meie õiguseks, meil on valge rüü, isa ees, me võime minna, ütelda paps, apa isa tähendab paps. Ja võime minna sinna troonisaali sisse, olenemata sellest, kes me oleme. Ta teab seda, et me ei üllata teda oma eksimustega homme ega ülehomme. Täna me siin varsti laulame jälle, võib-olla me teeme midagi ja homme teeme mingi käki, aga Jeesus ei ole sellest üllatanud. Vaid ta teab, et see on meie protsess temaga ja me läheme julgelt lihtsalt edasi. Nii et ära ole ehmunud nii väga sellest, kui pikk tee sul veel minna on. Vaid ole pigem tänulik sellele, kuhu sa juba jõudnud oled. Tänu Jeesus, ma ei ole enam seal, kus ma olin 2012, kui ma selle ilmutuse sain. Tänu Jeesus, ma ei ole enam seal, kus ma olin 2015 või eelmine aasta. Tänu Jeesus selle eest, et ma isegi ei ole seal, kus ma olin jaanuar 2019. Vaid midagi on Jumal aidanud jälle edasi. Pigem olen tänulik sellest, mida Jumal on teinud.